Iraan laguneb meie silme all ja isegi režiimi ametnikud teavad seda. Aastakümneid on Islamivabariik maailmale kinnitanud, et ta ei palu kunagi abi. Režiim rajas kogu oma identiteedi, oma jõududega, toimetuleku doktriinile, vastupanu majandusele ja uhkele väitele, et Iraan seisab vajadusel üksi kogu maailma vastu. Just nii suutis Islamivabariik säilitada võimu hoolimata kõigist sanktsioonidest ja hoolimata sellest, et tema enda rahvas vihkas režiimi. Nüüd muudab see sõda ja USA blokaad kogu selle olukorra. Alles eile põgenes Iraani välisminister Venemaale, et paluda abi Vladimir Putinilt. Samalt Putinilt, kes ei suuda isegi oma enda rafineerimistehaseid kaitsta. Ja Iraan tahab Venemaalt abi, et ellu jääda. Enne kui me selle Venemaa-Iraani kohtumise juurde läheme, las ma näitan teile, mida president Trump täna hommikul avaldas. Iraan on meile teada andnud, et nad on kokku varisemas. Nad tahavad, et me avaksime Hormuzi väina nii kiiresti kui võimalik, samal ajal kui nad püüavad oma juhtimisküsimuse selgeks teha, mis minu arvates neil ka õnnestub. Nüüd, see kokkuvarisemise seisund, millele Trump viitab, on tõenäoliselt seotud Iraani majandusliku olukorraga ja USA blokaadiga, mis lämmatab Iraani majandusliku eluliini. Juba üle 2 nädala pole Iraan suutnud kaubandust tavapäraselt teostada. Eksporti ei toimu ja importi ei tule sisse. Tegelikult on meil uued satelliidi andmed, mis näitavad, et Iraani sadamad muutuvad liiga ülerahvastatuks, sest laevad ei saa Iraani vetest lahkuda. Omaani lahes on blokaad. See tähendab, et laevad saavad Iraani sadamates kaupa laadida. Nad võivad ületada Hormuzi väina, kuid edasi nad ei pääse. Ja just sellepärast muutub Omaani laht, eriti Iraani vetes, liiga ülerahvastatuks. Iraani majanduse jaoks on see blokaad topeltlöök, mis tähendab, et neid survestatakse mõlemalt poolt. Esiteks ei tule neil enam tulu sisse, sest nad sõltusid ekspordist ja nüüd eksport enam ei toimu. Kuid teiseks ei tule neil ka importi sisse. Palju Iraani toitu sõltus impordist, mis tuli teistest riikidest. Ja nüüd seda enam ei tule. Sellepärast survestataksegi majandust mõlemalt poolt. Ja Iraani ametnikud on tõelised hirmul. Vaadake seda uut raportit. Iraani ametnikud hakkavad nüüd muretsema, et protestid võivad uuesti alata. Tegelikult pidas Iraani kõrgeim riiklik julgeolekunõukogu alles eile koosoleku, et arutada julgeolekuasutuste kasvavaid muresid võimaliku protestide taaselustumise pärast, nagu see, mida Iraan nägi jaanuaris. See koosolek kutsuti kokku pärast sisemisi hinnanguid ja luurearuandeid, mis hoiatasid võimalike rahutuste eest lähiajal. Esitatud teabe kohaselt usuvad Iraani ametnikud, et kasvavad majanduslikud raskused nagu hinnatõus, tööpuudus ning naftakeemia ja terasetööstuse kahjustused võivad saada peamiseks uute protestide vallandajaks. Koosolekul jagatud hinnangute kohaselt ei pruugi Iraani majandust taluda rohkem kui 6 kuni 8 nädalat USA mereblokaadi. Nüüd, siin tahaksin ma täpsustada. See hinnang on Iraani vaatenurgast, seega on see natuke optimistlikum. Ja lisaks sellele räägitakse siin Iraani majanduslikust olukorrast, mitte neist vanadest lugudest, millest me viimastel päevadel oleme rääkinud. Nüüd, mul on olemas uued andmed Iraani nafta hoiustamisvõimsuse kohta ja selle kohta, millal hoiuruum otsa saab. Aga enne kui me selleni jõuame, lõpetame selle raporti ära. Nagu mõned teist ehk mäletavad, algas USA blokaad 13. aprillil. See tähendab, et see on kestnud juba üle 2 nädala. Ja Iraan lihtsalt ei suuda sellist majanduse seiskumist taluda. Aga näete, see pole ainus asi, mis Iraani majandust kahjustab. Teine suur mure, mis sellel kohtumisel tõstatati, oli Iraani interneti peaaegu täielik sulgemine. Iraani julgeolekuametnike sõnul, ehk siis režiimi heaks töötavate inimeste sõnul, on interneti sulgemine jätnud umbes 20% tööjõust. Eriti need, kes töötavad internetis, sisuliselt töötuks. Nad ei saa midagi teha. Ja see tähendab, et veel 2 miljonit inimest võib eraettevõtluses töö kaotada, kuna interneti sulgemisest tingitud töötus on kasvanud. Lihtsalt meeldetuletuseks kõigile, kes pole jälginud, Iraani internet on olnud suletud juba üle 2 kuu. Oleme ületanud 60 päeva piiri. 99,9% iraanlastest lihtsalt ei pääse internetti ega saa ühendust ülejäänud maailmaga. See on üle 90 miljoni inimese. See fakt üksi ütleb sulle kõik, mida pead teadma selle kohta, keda Iraani ametnikud tegelikult kardavad. Režiim ei taha, et Iraani avalikkus suhtleks maailmaga või omavahel, sest nad teavad, et protestid algavad uuesti ja nad ei saa endale lubada jaanuari kordumist. Režiim oli vaid päevade kaugusel võimu kaotamisest ja just sellepärast on nad valmis oma majanduse ohvriks tooma. Nad on valmis ohverdama kõik, et säilitada oma võimu. Nüüd tulles tagasi Iraanis toimunud kohtumise juurde, jõudsid Iraani julgeolekuasutused sisuliselt järeldusele, et avalikud protestid on vältimatud. Need hakkavad uuesti pihta.
ainus ebakindlus on selles, millal need uuesti algavad. Nad ei tea, millal see juhtub. See võib juhtuda homme, see võib juhtuda mõne kuu pärast. Ja just see teebki neile muret. Sellepärast on režiimi ametnikud paanikas ja püüavad leida igasuguseid lahendusi, saada mingitki hingetõmbeaega. Eile rääkisime sellest, kuidas Iraan saatis Ameerika Ühendriikidele ettepaneku, mis avaks taas Hormuzi väina, kui Ameerika Ühendriigid tühistavad oma mereblokaadi. Ameerika Ühendriikide vaatenurgast pole selles mingit mõtet. See sõda algas Iraani tuumaambitsioonide tõttu ja läbirääkimisi ei tule enne, kui Iraan sellega tegeleb. Ameerika Ühendriikidel pole mingit huvi anda Iraanile päästerõngast, kui see kannatab. Nüüd saab Iraan sellest aru. Ja just sellepärast põgenes Iraani välisminister kohe pärast selle ettepaneku saatmist Ameerika Ühendriikidele tegelikult Venemaale, et Putini käest abi paluda. Enne kui läheme edasi sellega, mida ta Venemaal tegi, väike meeldetuletus. Vajutage allpool meeldib nuppu ja tellimisnuppu. Iga kord, kui mainime Venemaad, ilmuvad mingid Vene botid ja annavad meie videotele negatiivseid hääli. See tähendab, et teie toetus aitab meil sellele vastu seista ja aitab meil algoritmis paremini esile tõusta. Kui sa pole veel tellinud, siis kindlasti vajuta allpool meeldib nuppu ja tellimisnuppu. Nüüd läheme teema juurde tagasi. Teie ekraanil näete kaadreid, mille avaldas Vene riigi meedia, kui Iraani välisminister maandus Peterburis, et kohtuda Putiniga. Nüüd on meil ka rohkem kaadreid, mis näitavad, kuidas nad enne 2 tunnist kinniste uste taga toimunud kohtumist omavahel kohtusid ja vestlesid. Kõige naljakam osa toimus tegelikult enne kohtumist, sest Teheran täpsustas enne kohtumist, et Iraani diplomaadid ei lähe Venemaale almust paluma. Ma ei tea täpselt, mis neid sundis seda täpsustama, aga minu arvates pole kunagi hea märk, kui pead kohtumist alustama sõnadega, kuulge, me ei ole siin selleks, et kerjata. Me oleme siin selleks, et teiega koostööd teha, sest te olete meie partner. Kuid siiski, Iraani vaatenurgast ei arva nad, et Venemaa oleks oma osa täitnud. Teate, kui Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse, aitas Iraan Venemaad tohutult. Nad andsid Venemaale Shahed-droone, ballistilisi rakette ja saatsid isegi Iraani insenere Venemaale, et ehitada tehaseid, mis nüüd toodavad Shahed-droone Venemaa jaoks Venemaa territooriumil. Kahjuks ei ole Venemaa suutnud seda teeneid Iraani raskel ajal tagasi teha. See ei tähenda muidugi, et Venemaa poleks Iraani aidanud. Loomulikult on nad seda teinud. Me oleme juba rääkinud sellest, kuidas Vene satelliidid lendasid üle USA baaside sõja ajal, enne relvarahu. Ja sõna otseses mõttes päevad pärast seda juhtus see. Iraan suudab sihtida seda USA baasi või isegi mõnda kortermaja, kus Vene satelliidid annavad Iraanile põhimõtteliselt koordinaate. Nii saab Iraan need oma droonidesse programmeerida. Ja siis toimub rünnak, mis teeb üsna märkimisväärset kahju, tead. Nii et Venemaa aitas Iraani nii palju kui suutis. Aga nagu te võib-olla teate, on Putin Ukrainas natuke hõivatud. Nii et ta pole suutnud anda abi, mida Iraan hädasti vajab. Nii et huvitav saab olema näha, mis juhtub, mis sellest kohtumisest välja tuleb. Nagu ma ütlesin, toimus 2-tunnine kinnine kohtumine, nii et me täpselt ei tea, millest räägiti. Huvitav oli see, et sellel kohtumisel osales ka Venemaa julgeolekuteenistuste juht. Seda nägime ka eelmisel aastal 12-päevase sõja ajal, kui Iraani delegatsioon läks Venemaale, et põhimõtteliselt arutada sõda. Arutada hulka asju, millest me ei tea, sest need toimuvad suletud uste taga. Aga tõsiasi, et julgeolekujuht oli sellel kohtumisel kohal, tähendab, et Iraan rääkis sellest, mida nad teevad, kui sõda peaks uuesti aldama. Samas, võib-olla ma lihtsalt spekuleerin. Me ei tea täpselt, aga kui midagi tulevikus juhtub, siis saame teada. Tead, ma püüan mitte pöörata tähelepanu sellele, mida need inimesed räägivad, eriti ametnikud Venemaalt, Hiinast või Iraanist. Ma püüan keskenduda sellele, mida nad teevad. Nii et kui Venemaa tulevikus midagi teeb, et Iraani aidata, siis saame täpselt teada, millest sellel kohtumisel räägiti. Praegu nende kohtumise järel avaldatud avaldused mõlemalt poolelt, need polnud eriti huvitavad. See ei andnud tegelikult mingit ülevaadet sellest, mida täpselt arutati, mis oli oluline ja mis mitte. Aga siiski, ma olen kindel, et me saame selle tulevikus teada. Nüüd, teine probleem, millega Iraan silmitsi seisab, on nafta ladustamine. Eile avaldas Kepler raporti, milles hinnati täpselt, kui kaua Iraanil aega on. Kepler on ülemaailmne uurimisfirma, mis pakub andmeid suurtele naftafirmadele. Seega on selgelt oluline, mida nad ütlevad. Ja nende hinnangul on Iraanil piisavalt kasutamata ladustamisvõimsust, et see kestaks võib-olla 12 päeva või kuni 22 päeva. Seega neil pole täpset arvu. Kuna nagu te ilmselt arvate, Iraan ei ole oma ladustamisvõimsuse osas läbipaistev. Kuid siiski, tuginedes kõigele sellele, mida me Iraani kohta enne selle sõja algust teadsime, Kepler ennustab, et neil võib olla kuni 22 päeva ja see on väga optimistlik hinnang. Nad jagasid ka midagi huvitavat. Nende uurimistöö kohaselt ei ole nad täheldanud ühtegi tankeri laeva, mis oleks edukalt USA blokaadist Omaani lahe piirkonnas mööda pääsenud.
See tähendab, et isegi kui Iraan laadib tankereid, ei suuda nad klientideni jõuda. Nad jäävad kinni Pärsia lahes või Omaani lahes. Ja pidage meeles, siin tahan ma täpsustada, sest selle kohta on palju valeinfot levinud. Blokaad kehtib ainult tankeritele ja laevadele, mis suunduvad Iraani sadamatesse või tulevad sealt välja. Pole oluline, millisest riigist laev pärit on. Ja teiseks, blokaadijoon asub väljaspool Omaani lahte. See on täpselt Omaani lahe ja Araabia mere piiril. Ja see on väga oluline, sest me näeme palju teateid, kus põhimõtteliselt öeldakse, et hei, Iraani tanker just ületas Hormuzi väina. Aga see ei muuda midagi, sest USA tegelikult ei blokeeri tegelikult Hormuzi väina. Seega pole vahet. Nad võivad minna Iraani sadamasse, laadida naftat peale ja ületada Hormuzi väina. Aga siis jäävad nad Omaani lahte kinni. Nad ei saa sealt välja. Ja teiseks, kui tanker läheb näiteks Saudi Araabia sadamasse või Iraagi sadamasse või ükskõik millisesse teise lahes asuvasse riiki. See tanker ei ole Ameerika Ühendriikide poolt blokaadis, tal on vaba voli minna kuhu iganes ta soovib. Nii et kui selline tanker pääseb välja, ei tähenda see, et USA blokaad poleks edukas. Teine viis näha, kui tõhus USA blokaad tegelikult on olnud, on satelliidipildid. Ja täpsemalt keskendudes sellele, kui palju laevu koguneb Omaani lahes, sest nad saavad naftat Iraani sadamatest, ületavad Hormuzi väina, kuid siis jäävad nad kinni ega saa välja minna. Nagu te näete oma ekraanil olevast satelliidipildist, on seda väga raske näha. Aga kui saate peatada, kui olete arvutis või suuremal ekraanil, siis näete vees mõningaid valgeid täppe. See on Omaani lahe vesi. Need valged täpid on põhimõtteliselt tankerid, mis lihtsalt hõljuvad Omaani lahes, sest USA merevägi ütleb neile, kuulge, kui te proovite blokaadist mööda hiilida, ei lõpe see teie jaoks hästi. Mõned neist tankeritest siiski proovivad. Nad saavad USA mereväelt raadiosõnumi ja pööravad lihtsalt ümber. Näed lihtsalt ootavad Omaani lahes, kuni blokaad lõpeb, mis on kestnud umbes 2 nädalat. Ja tõenäoliselt kestab see edasi, kuni rahulepinguni jõutakse. Nüüd, rääkides rahulepingust, tundub, et iraanlased valmistuvad esitama Ameerika Ühendriikidele uue rahuplaani pärast seda, kui Ühendriigid lükkasid eile saadetud plaani tagasi. Allikate sõnul peaks Iraan esitama muudetud rahuplaani 2 päeva jooksul. Vahendajad Pakistanis ootavad väga varsti uuendatud Iraani pakkumist. USA lükkas varasema plaani tagasi, kuna see oleks viivitanud tuumaläbirääkimistega. Välisminister konsulteerib Teheraani juhtkonnaga, kuid suhtlust Iraani kõrgeima juhtkonnaga kirjeldatakse kui keerulist ja aeglast. Protsess on endiselt muutlik ja sõltub Iraani muudetud tingimustest. Õnneks andis eile välisminister Marco Rubio oma esimese intervjuu pärast relvarahu algust. Selles intervjuus räägiti sellest, millised küsimused takistavad kokkuleppe saavutamist Iraaniga. Kuuleme seda. Mis on teie arvates peamine takistus kokkuleppe saavutamisel Iraani valitsusega? Peale selle, et riiki juhivad radikaalsed šiia vaimulikud, mis on juba iseenesest suur takistus, on teine probleem see, et nad on sisemiselt väga lõhestunud. Ja ma arvan, et see on alati nii olnud, aga praegu on see minu arvates palju selgemini näha. Parim viis Iraani mõista on vaadata nende poliitilist klassi. Nüüd vaata, inimesed räägivad mõõdukatest ja kõvajoonelistest. Iraanis on nad kõik kõvajoonelised. Aga on kõvajoonelisi, kes mõistavad, et nad peavad juhtima riiki ja majandust. Ja on kõvajoonelisi, keda ajendab täielikult teoloogia. Teoloogiast ajendatud kõvajoonelised ei ole ainult IRGC ametnikud, vaid ilmselgelt ka kõrgeim juht ja teda ümbritsev nõukogu. Kas te usute, et Iraani uus kõrgeim juht Mostaba Hamedeh on elus? Meil on viiteid, et ta on elus. Ilmselgelt väidavad nad, et ta on. Meil ei ole tõendeid, et ta ei oleks. Aga ma arvan, et lahendamata küsimused on siin järgmised. Kas tal on sama usaldusväärsus nagu tema isal? Teate, me teame, et aastaid, vähemalt mina tean, et aastaid on Iraanis olnud sisemisi arutelusid pärimise üle ja selle üle, kas see peaks olema, pärilik, kas see peaks nii olema. On palju neid, kes sellele vastu seisavad. Kas tal on vaimuliku pädevus, et tegelikult tegutseda kõrgeima juhina? Kas ta teeb tegelikult otsuseid või on keegi tema asemel, kes sisuliselt kontrollib 90% sellest ja teeb tegelikult otsused tema nimel? Me ei tea nendele küsimustele vastuseid. Nüüd läheb asi natuke huvitavamaks, eriti mis puudutab kõrgeimat juhti. Iraanist tulevad meile vastuolulised sõnumid. Nagu me paar päeva tagasi rääkisime, toimus ühes suuremas Iraani linnas IRGC üritus, kus nad panid sellel seinamaalil, mis tähistab kõiki selles sõjas hukkunuid, üles uue kõrgeima juhi pildi. See oli veidi segadust tekitav, arvestades, et tegemist oli IRGC üritusega, kuid ametlik Iraani seisukoht on siiski, et kõrgeim juht on vigastatud ja endiselt elus. Nüüd eile saime me tegelikult selle kohta veidi rohkem teavet ja selle info saime me tegelikult Putinilt. Putin vihjas oma kohtumisel Iraani välisministriga, et ta sai sõnumi Mostaba Hamedehilt, uuelt ülemjuhilt, kes pole siiani avalikkuse ette ilmunud.
ta ütles: edastage ülemjuhile minu tänu tema sõnumi eest ja parimad soovid tema heale tervisele. Nüüd tundub mulle, et see oli kirjalik sõnum, mitte kõne või videokõne, sest miks muidu ütleks Putin: edastage minu tänu tema sõnumi eest, ega ütleks näiteks aitäh kõne eest või midagi sellist. Mis kui see oli näiteks kiri või midagi sellist, jätab taas palju kahtlusi selle kohta, kas ülemjuht on elus või mitte. Igaüks võiks kirjutada sõnumi ja teeselda, et see on ülemjuhilt ning me pole teda ikka veel näinud ega kuulnud temast midagi. Igatahes, lähme tagasi Rubio juurde. Temalt küsiti ka Iraani ettepaneku kohta, mida me eile käsitlesime, kus Iraan põhimõtteliselt ütles: kuulge, räägime praegu Hormuzi väinast ja blokaadist, lõpetame sõja ning räägime tuumaküsimustest tulevikus. Iraani ametnikud olid põhimõtteliselt sellised, et tuumaküsimused pole suur asi. Räägime sellest pärast seda blokaadi ja kõike seda. Noh, siin on Rubio vastus. Kuulake. Teated näitavad, et Iraan on pakkunud väinade avamist, kuid nad tahavad tuumaprogrammi arutelu edasi lükata. Kas see oleks Trumpi administratsioonile vastuvõetav? Ma ei hakka taas spekuleerima presidendi otsuste üle selles küsimuses. Piisab, kui öelda, et tuumaküsimus ongi põhjus, miks me üldse selles olukorras oleme. Kui Iraan oleks lihtsalt radikaalne riik, mida juhivad radikaalsed inimesed, siis oleks ikkagi probleem. Aga nad on revolutsioonilised. Sisuliselt püüavad nad oma revolutsiooni laiendada ja eksportida. See ei piirdu ainult Iraaniga. Sellepärast ongi nad koos Hezbollahga Liibanonis. Sellepärast on nad toetanud Hamasi. Sellepärast on nad toetanud Iraagi relvarühmitusi. Nad ei taha domineerida ainult Iraanis, nad tahavad domineerida kogu piirkonnas. Ja kujutage ette, kui neil oleks tuumarelv. Vaadake, mida nad on teinud väinadega. Hea näide. Väinad on sisuliselt majandusliku tuumarelva ekvivalent, mida nad üritavad maailma vastu kasutada ja nad kiitlevad sellega. Nad panevad Teheranis üles plakateid, kus nad kiitlevad, kuidas nad saavad 25% või 20% maailma energiast pantvangis hoida. Kujutage ette, kui neil samadel inimestel oleks juurdepääs tuumarelvadele. Nad hoiaksid kogu piirkonda pantvangis. See on midagi, mida oleme ka kanalil käsitlenud. Kujutage ette riiki, kes on valmis ründama oma enda liitlasi. Katar pidi olema Iraani liitlane. Oman on tänaseni kindlasti Iraani liitlane. Aga Islami Vabariigi vaatenurgast polnud sellel tähtsust, sest nad nägid seda sõda eksistentsiaalse ohuna oma võimule ja ellujäämisele. Nii olid nad valmis kogu piirkonna maha põletama lihtsalt selleks, et ellu jääda. Ja just sellepärast hakkasid nad ründama oma liitlasi. Ja nad ründavad ka tsiviilnaftatankereid ja tsiviillaevu rahvusvahelistes vetes. Iraan vallandas sisuliselt terrorilaine, et ellu jääda, sest nad nägid seda režiimi lõpuna. Kujutage nüüd ette, et sellisel režiimil oleksid tuumarelvad. Mitte keegi maailmas ei oleks turvaline. Järgmiseks küsiti Rubio käest ka seda, kas Iraan on tegelikult tõsiselt huvitatud kokkuleppest või on juhtkond täiesti hulluks läinud. Kuulake tema vastust. Kas te usute, et iraanlased on tõsiselt huvitatud kokkuleppe sõlmimisest? Ma arvan, et iraanlased on tõsiselt huvitatud sellest, et end sellest jamast välja saada, milles nad on. Iraanil on olnud palju probleeme. Mõni kuu tagasi toimusid seal rahutused ja need olid majanduslikud rahutused. Kõik probleemid, mis Iraanil olid enne selle konflikti algust, on endiselt alles ja enamik neist on hullemad. Ja nüüd on neil pool rakettidest, ühtegi tehast pole ning mereväge pole ka. Kui kokkulepet ei saavutata, mis edasi saab? See on taas presidendi otsustada. Ma alustaksin sellest, et tuletan kõigile meelde, et Iraani suhtes kehtivad sanktsioonid on erakordsed. Surve Iraanile on erakordne ja ma arvan, et veelgi rohkem survet saab avaldada. Aga ma loodan, et pärast seda konflikti on kogu maailm mõistnud, millist ohtu Iraan endast kujutab. Et mõista, miks Iraan praegu niimoodi käitub, peame tagasi vaatama ja uurima, kuidas Iraan on jõudnud sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veel kaugemale tagasi, kui 19. sajandil valitses Iraani Karjari dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Tead mis, just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui oled keegi, keda huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti vaata see kindlasti üle. Saad seda vaadata klõpsates kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsates lõpuekraanil olevale videole ehk sellele videole, mis sul ekraanil on.